No tere jälle siis. Täna on teisipäev, 20 kraadi näitas. Ei tundu, et 20 kraadi oleks. Aga me oleme siin Gijoni juures, kus me oleme juba käinud korra, või noh, korduvalt. Birgit on koristamas, aga me oleme tahtnud meil selja taga olnud, kus on siis ranna äär ja see. Aga me läksime täna teiselt poole teed. Nüüd me oleme nagu Eesti männimetsas siin. Aga noh, kõik asjad on palju suuremad, et männiokkad on juba mega suured ja käbid on mega suured. Aga jah, ega mis siin vahepeal juhtunud on? Ma ei jõudnud videot teha laupäeval, sest et Birgit mängis kõvasti mänguarvutis. Pühapäeval me käisime terve päev. Hommikul oli koristamine ja pärast oli tal kihlus pildistamine Gijonis vist, jah. Ja siis me olime seal, siis ta töötles pilte eile ka veel esmaspäeval ja täna siis ma tegin video valmis, aga internet on nii aeglane, et ma ei tea, see 2 tunniga laadis 10 prossa 5 gigast ära. Ma ei tea, mis selle internetiga toimus, upload oli nii aeglane. Aga mõlemad rattad läksid ära, andsin selle Rieiu tagasi esimesena, käis seal juba mul maja juures väiksel tiirul. Ütles, et täiesti uus ratas, nii hästi liigub ja kõik on üli hea. Aga ma tahan toob veel tagasi mingi aeg, tühi käigu tahaks ikka heaks saada. Ja siis Kümko läks ka kätte. Ma ütlesin, et ma ei saa, ma lihtsalt ei ole võimalik. Et natuke mingi aeg siuke oli puterdust. Aga muidu töötas nagu keilt ja teise ütles, et on ülirahul, et nii hea on. Ainuke asi, mis oli see, et ta ei läinud. Ennem ütles, et läks 110 välja, nüüd oli mingi 100 siuke piir või 100 juurde, aga ütles, et see teda praegu ei eri. Aga ta toob selle tagasi veel, sest seal on veel vaja mingi aeg ketijooks vahetada ja mingid asjad. Et siis ma vaatan, proovib veel timmida, kuna ma tippkiirust ei proovinud ja ma ei tea, palju see välja peaks minema. Et saab timmida edasi, küll saab paremaks. Aga jah, ta on nii rahul, mõlemad on nii rahul. Reiu pidi ka tagasi tulema eile. Aga ta pole veel toonud. Täna teisipäeval ka pole kirjutanud ka. Ju siis naudib. Ma ei tea, aga lähme jalutame männimetsas. Siuke, ma ei tea, mis aed siin on. Mingi täiesti suva aed tekkis siia. Aga siin me oleme. Lähme vaatame, kuhu tee viib. Metsas. Soe on küll tegelikult. Väga soe on. Et jah, kamps on küll seljas, aga 20 kraadi. No tegelikult ei ole nii soe. Peaks olema vähem. Auto näiteks 21. Lähme. Ja me jõudsime lõppu, lapsed jäid sinna, siin, no kuskile saab siit edasi, aga see nii-öelda terviserada saab siin otsa. Me ei ole Gijonis, me oleme Avilesis, ma ajasin kogemata sassi, aga no täielik ümberring on siin lihtsalt, me oleme mingi täielikus tehase piirkonnas. Siin on päris korralik müra ja ikka normaalne, jah, et täis tööstus.
ja siit läheb siis tee tagasi, kus me tulime. Ja jah, kaardi peal vaatasin ka, et kõik see ongi lihtsalt täis tehaseid. Mitte midagi muud siin ei ole. Aga mingid paugud käivad seal igal pool ja et me vaatame tagasi, siis vaatame, mis lapsed mõtlevad, kas lähme ranna poole või lähme võtame poest midagi juua, sest et ma unustasin vee maha. Võib-olla tegelikult autos on ka miskit, et peab vaatama ja siis äkki jalutame ranna poole või mitte. Eks näis. No nii, Avileesis käidud. Ega kui me autos jõudsime, oli kell juba mingi veerand 7, me sõitsime poodi korra ja käisime poes ära lastega ja oligi juba kell 7, läksin Birgitile järgi ja oligi kõik, päev oli läbi. Nüüd on kolmapäev. Millal me seal käisime, ma ei mäletagi. Eile äkki käisimegi. Ma ei tea, mul on päev nii sassis. Vist käisime eile Avileesis. Täna on kolmapäev, täna uues kohas. Nüüd meie maja juurest äkki mingi poole tunni kaugusel, ma ei oska öelda, aga siis sisemaa poole rohkem vist oli, ehk siis lõunasse sõitsime. Ei tea, me oleme siin paar korda käinud, siin kandis mitte, aga täna tulime avastama. Lapsed praegu ootavad seal, me läheme siis siia Koopasse või? Koopasse võib-olla päris ei saa, ei tea, aga siin on mingid kohad, kuhu minna, auto juures saab alla ja noh, siuke koht. Siuke kuskil mägede vahel siin ja sillast tulime üle, siit läheb tunnel nüüd edasi läbi mäe kuskile, ma ei tea kuhu. Aga jah, meie lähme nüüd siia alla avastama. Äkki näeb midagi huvitavat, äkki ei näe, kes seda teab. Noh, kui Koobas on ja äkki saab sinna Koopa ligidale ka minna, mingid teed siit juba paistavad, siis on hästi. Aga lähme sinna, ma filmin ja vaatame, mis saab. Ega siin midagi erilist polnud. Sai siin loobitud kivevette ja niisama chillitud. Ega siin kuskile jalutada pole. Nüüd lähme sõidame suts edasi läbi tunneli teise kohta. Vaatame, siin tuleb mingi linnakene edasi, nagu kaardil paistis. Et seal on ka vist mingid kohtasid. Aga noh, kampsun on mul seljas, kuigi on mingi 20 kraadi. Aga siin jääres ikka tuul on kõva ja siin mägede vahel. Või noh, tuul ei olegi, aga praegu vahepeal, kui tulime, oli natuke jahe. Nüüd, kui oleme siin ringi tatsanud, siis ei ole enam nii hullu. Et vaatame, mis teisel pool mäge toimub. Ja siis on hästi, äkki leiame midagi huvitavat veel. Vot, meil kokku 2 tundi aega. Juba mingid üle poole tunni kindlalt läinud siin matkamisele või noh, niisama ringi avastamisele. Ja avastame veel. Noh, me jõudsime kuskile linna, külla. Ma ei tea, mis siin toimub. Mingi turismikeskus äkki või? Aga mis siin on? Ma ei tea. Sest et noh, praegu on kõik kinni, tundub olevat. Ja me ei saanudki läbi tunneli sõita, sest et tunnel sealt poolt, kus me tulime, sealt ei võinudki minna läbi. Et pidime mäe kõrvalt sõitma hoopiski. Pole hullu.
lähen vaatame, mis siin on. Kas siin on lehmad või midagi. Aga ega siin vist peab jalutama minema või siis kuskile äkki vaatame, kuhu teed viivad, et saaks mäe otsa. Siit saab vett. Karavanidel ei tohi vist võtta. Okei, põhimõtteliselt siin ei ole midagi. Lapsed panid kohe silma peale mänguväljakule ja siis me parkisime ära siia. No selles mõttes see parkla, kus siin on, sinna ma nagunii olingi pannud endal selle sihtpunkti, et sõita siia. Aga jah, ega siin midagi muud ei ole. Ilus ilm on. Siuke äge päike veel vaikselt paistab sealt mäe tagant, mitte kauaks vist. Vot, ega midagi. Natukene uut kohta saab vaadata. No nii, garaažist tagasi. Ega veel väga, me ei läinudki kuskile. Me olime terve aeg seal mänguväljakul, sest et seal oli lastel piisavalt tegevust. Ja tegime mõned mingid hyperlapse klipid ka sinna. Ma ei tea, kas ma neid kasutan, näitasin neid või mitte. Võib-olla ei näidanud, ma vaatab. Igatahes jah, natuke filmisime, tegime seal niisama nalja. Aga igatahes mul on täna uus klient siin garaažis. No alustuseks on Riiu ka tagasi. Praegu ta ütleski, et põhimõtteliselt kõik sõidab jumala hästi, aga tühi käik on vaja siis paika saada. Et saab sellega tegeleda ja uued kliendid on seal väljas, sest et neil on nüüd siis ikkagi vaja lõpuks. Ma ütlesin, teeme siis lõpuks selle auto korda, neil on siit see ära murdunud. See on vaja kokku keevitada ja siis kuskil on teine see aas, mis läheb siia pedaali külge. Siin samas. Panin külge, ei võtnudki ära. See on vaja siis siia tagasi toppida siia samma kohta. Et hakkame siis keevitama täna, siis saab jälle ratta tööle ja vaatame ülejäänud asjad küll, äkki on siin kuskil miskit veel vaja keevitada. Vaat nii, aga hakkame pihta. No ja auto remonditud. Sai keevitatud ja rooli ka parandatud. Nüüd võiks nagu töödata. Mina jätkan siis siin, vaatame. Mingi teema oli veel, võib-olla mainisin, võib-olla mitte. Kui ta seisab paar päeva, siis oli starterist käivitamine raske, aga siin ongi vaja. Timmime, proovime algul käima saada ta normaalselt tühikäigul ja siis ma arvan, et saab ka selle käivitamise korda. Vot, aga teeme siis asjad heaks. No nii, mis siin on? Laupäev on kätte jõudnud. Mul on selle Riiuga siin veel jamand. Võtsin veel karpa täiesti juppideks, kõik, mis lahti sai võtta, võtsin lahti. Nüüd võtsin ka, mida ma esimene kord ei võtnud, võtsin selle segukruvi välja ja võtsin tühikäigukruvi välja. Tühikäigukruvil oli seib või see tihend suht halvas korras, sest et siit võib-olla näha natukene, aga jah, ta on natuke peksa saanud siin, sest et sellel ei olnud seib isegi all. Seib peaks ka olema vedru, see läheb tühikäigukruvi, vedru, seib ja siis läheb tihend. Ja seib ei ole, ma seibi tellisin nüüd mingi komplekti, kus on mitu seibi. Loodame, et see on ikka õige mõõt, võiks olla, kui ma õigesti mõõtsin. Siis tühikäigukruvi või see segukruvi oli kõik olemas, aga ma võtsingi praegu igaks juhuks testiks segukruvilt ära ja panin tühikäigukruvile selle seibi. Ja vaatame, või nagu läks paremaks, aga samas mitte ideaalseks, et ma ei usu, et selles asi on. Kuigi ma olen lugenud, et see isegi kui seibi pole, kuna ta lõhub juba tihend ära, siis see võib hakata lõpuks mõjutama. Siis võtsin veel, puhastasin samal ajal selle gaasi, kuidas seda gaasi, ma ei tea, see silinder või see, kus see nõel küljes on siis. Selle tegin karukeelega üle, et see liiguks selle hästi üles alla. Siis selle trossi puhastasin ära, gaasitrossi täiesti, sealt tuli ka normilt mustust välja ikka korralikult. Nüüd ta ikka käib nii nagu peab. Tuleb ilusti tagasi, ennem natuke jäi kinni, nüüd ei ole mitte mingit probleemi. See sai tehtud ja siis timmitud. Lihtsalt timmitud siin seda segukruvi ja asju. Aga tulemust, ta on juba, ta on paremaks läinud jälle, ta tuleb nagu pöördet, tuleb nüüd juba paremini alla,
aga kui ma sõidan mäest alla, tulen üles tagasi teise käiguga peenestades, siis jäävad kuidagi jälle mingil hetkel jääb jube peale. Ja ma ei tea, mis, ma lasen sinna brake cleanerit igale poole, pöörded enam ei tõuse, õhulekkeid ei ole. Mul on täiesti mõtted otsas. Midagi on, kui ma keeran näiteks täiesti tühikäigu kruvi välja, nii et see seda gaasiklappi enam kinni ei hoia, et ta lubaks vabalt liikuda sellel, siis tulevad pöörded jumala ilusti alla, aga ta sureb lihtsalt välja, kuna tühikäiku enam ei ole. Et siis ta liigub jumala hästi, sellepärast ma puhastasin ka kõik asjad seal sees veel ära, selle gaasisilindri või mis iganes on ju selle nimi on, kus see nõela siis üles-alla liigutab kõik see süsteem, et äkki siis ta ikkagi natuke jääb kinni kuskil. Või siis on see, kus see munakas või see tühikäigu kruvi end vastu keerab seal sellele silindrile, mis ta liigutab üles gaasiklappi nii-öelda, siis seal pole ka, see ei ole tundu, et ta nii kulunud oleks, et ta jääb nüüd mingisse auku kinni ja kui ta sellest välja hüppab, siis ta lööb pöörde ülesse. Et ma ei tea, mul on veel üks mõte, et võib-olla võtan selle gaasi selle jälle maha ja siis proovin natuke seda siledamaks lihvida. Äkki on seal siis mingi väikene siuke jõnks, mis on ära sisse kulunud nii-öelda. Et jah, praegu on täiesti mõtted otsas. Et ilma tühikäigu selleta liigub jumala hästi kõik. Või siis on tõesti, no enam mustust ei saa olla, ma olen selle nii mitu korda läbi pesnud, kõik kohad korralikult karpa puhastusainega ja ma ei tea, aga ma lähen teen ühe tiiru. Mul on kiiveri olemas juba, kaamera on küljes, lähen väike sõidukene, filmime seda siis ja vaatame, mis teeb, ma võtan kruvika kaasa, et tühikäiku ei kullida seal, kui ma seisma jään. Ja jah, lähme teeme väikse otsa. Ma annan täna jälle kliendile ratta kätte, sest et ütles ka, et ta läheb sõitma täna, kui normaalne ilm on. Eestis õde saatis pilte on lumi maas, kergelt Tallinnast väljas, paarkümmend kilti. Siin on 16 kraadi. Et jah, täitsa soe on täna, isegi 16 kraadi kohta. Et ei ole sükust tunnet, et oleks vaja midagi veel peale panna. Pusa on praegu siin peal sees ja sellega on täiesti okei. Ja niimoodi ma lähen sõitma ka. Aga jah, lähme teeme ühe väikse otsa, filmime, ma jään seisma, ma arvan filmin tervet võib-olla seda, kui ma seisma jään, loodetavasti on pöörded üleval, siis on näha videos ja pärast vaatab, räägib pärast sellest sõidust siis, mis seal avastatud sai ja mis ei saanud. Oot, läksime siis.
sõidus käidud. Ütleme nüüd, kui ma niimoodi pikamäele tiirule või pikema sõidu teen, siis nagu tulevad pöörded kiiremini alla, aga nad jäävad natuke ikka liiga nagu ootama end, et alla jõuaks. Et ei ole see, mida ma tahaks saada. Ma tahaks, et nad läheksid üles ja tuleksid ilusti alla ka, aga nad kuidagi jäävad nagu ootele ja tulevad niimoodi alla vaikselt. Segu kruvist ka enam, kui ma vähemaks võtan segu, siis ta ei käi enam koha peal ja kui ma juurde keeran, siis ta on juba lihtsalt liiga palju. Et praegu ongi peaaegu selles kõige kõrgemas punktis, kus pöörded on kõige kõrgemad tühikäigul. Ehk siis kas ta on nüüd kõige rikkam siis või? Tühikäigu poolest. Aga ja suts alla keeratud. Et siis on siuke okei, nagu hetkel see punkt. Aga jah, ma ei tea. Igatahes sõitsin siit siis siin ära. Siin esimesse punkti. Seal nagu tulid ilusti enam-vähem alla. Ei jäänud seisma kuskil, ei pidanud tibima. Sõitsin järgmisse punkti, kus pidin ümber pöörama. Seal oli ka täiesti okei, sõitsin tagasi terve tee. Kui me jõudsin siia nüüd parklasse, siis suri välja. Siis ma hakkasin jälle timmima seda, mõtlesin, mis nüüd on. Aga tuli välja, et vist kütust on vähe. Panin reservi ära ja sai tööle. Nüüd siis käisin veel korra ühel tiirul. Ja jah, sõitsingi mitte nii kaugele kui esimene kord. Seal esimeses punktis, kus seisin laiemas tee kohas. Seal pöörasin ümber, tulin tagasi parklasse siia ja sõitsin ülesse. Hetkel tundub okei olevat, et las jääb nii siis. Las see klient läheb sõitsma ja siis kui tagasi tuleb nädala pärast või ma ei tea, need jupid jõuavad päris kaua, need seibid. Et siis ta saab öelda, mis ja kuidas on. Minul seisis ratas 2 päeva ka siin ja pärast seda mul ei olnud käivitamisel probleeme, nagu ma eelmises videos rääkisin või eelmises klipis, üle-eelmises. Et mina sain ilusti tööle. Jah, no algul tahabki natuke kauem koha peal soojaks käia. Muidu pöörded liiga madalad, aga ma ei saa seda timmida paremaks lihtsalt. No praegu ei ole võimalik, ma ei tea, eks ma vaatan 3. korral veel, äkki tuleb mingi uusi mõtteid. Aga ega rohkem ei olegi. Praegu aitab, täna ma jõuan äkki video ära teha homseks, ma midagi lubada ei saa. Birgit läheb pulma pildistama, siis ma äkki saan siin laste kõrvalt natuke editida videot ja homseks saab äkki valmis. Õhtul me saame ühe rootslasega kokku, teeb õhtusöögi. Ja läheme jutustame seal siis, et vaatame, sotsialiseerume ka natukene. Aga praegu ei olegi rohkem midagi kui, et davai, tšau siis!